Ma kunagi kuulasin väga palju koolitusi ja audioraamatuid ja siis vahepeal tuli sellesse väga pikk paus. Ja teine asi, mida ma tahan öelda, et ma ei ole tükk aega lugenud ilukirjandust, nagu pikki aastaid. Ja nüüd on see asi muutunud. Mulle nimelt kingiti möödunud suvel selline raamat Shantaram, mis siis nagu tähendab inglise keeles Man of Peace või rahutooja, rahumees. Nali on selles, et mulle kingiti see raamat ka umbes 10 aastat tagasi ja siis ma ei lugenud seda. Tundus hirmus paks ja ilukirjandus. Ja siis lugu on ühest noorest mehest, üks 30-aastasest mehest, kes põgeneb Austraalias vanglast ja satub Indiasse 80ndate alguses Bombaysse, tänasesse Mumbaisse, satub tööle maffia juurde passi võltsijana ja siis satub kõik võimalikesse seiklustesse. Ja ma siis vaheldumisi kord lugesin teksti, kord peamiselt kuulasin audioraamatut ja see paelus mind, see lugu täielikult lummas mind, eks ole. See lõpuks jõuab veel Vene-Afganistani sõtta selle 80ndate lõpus, eks ole, samal ajal kui ma olin Vene sõjaväes. Ja just selle loode veel paeluvaks see, et see on peamiselt või paljuski tõsielu sündmustel tuginev. Kui loed seda, kuulad, mõtled huvitav, kas siis see element ka või. Et julgen soovitada, julgen just meestele soovitada seda seiklusjuttu, pikk ja põhjalik ja väga heade hinnangutega kriitikute poolt. See jätk, mis sinna tuli, pole pooltki nii hea, aga just see Gregory David Robertsi Shantaram julgen soovitada küll. Siis veel üks raamat, mis möödunud selle aasta esimeses poolaastas mulle vägagi meeldis, oli autori poolt nimega David Hawkins ja selle raamatu ingliskeelne nimi on Transcending the Levels of Consciousness, kus ta kirjeldab ära erinevad teadvuse tasandid, millest siis väga palju on emotsioonide keeles. Ja ta kirjeldab ära, mis on selle erineva taseme või tasandi plussid ja miinused ja kuidas siis sellest tõusta järgmisele tasandile. Samamoodi kuulasin audioraamatut, see oli küll loetud sisse ühe teise autori poolt. Muide, selle raamatu loeb sisse üks näitleja ja see on tõesti hämmastav, kuidas ta loeb sisse ja teeb erinevaid aktsente, mehe hääli, naise hääli ja see ei ole absoluutselt selline nagu näitlejalikult või näitlemise mõttes halb, vastupidi, väga hea. Nii et see teine raamat oli siis David Hawkingsi teadvuse tasemetelt järjest kõrgemale tõusmine. Kolmas raamat, mida ma tahtsin nimetada, on Houston Smithi Maailma usundid. See on nüüd paari aasta tagune, aga ma olen jälle mingit juppe sellest uuesti kuulanud ja lugenud, kus siis usundiloolane Smith võtab kätte kõik erinevad suured maailma usundid ja otsib ühisosa ja püüab leida seda, mida nendes õpetustes on siis head. Ta ütleb kõige alguses kohe, et usunditel ja religioonidel on loomulikult oma tume külg ja seal on nende nimel on palju pahandust tehtud, aga ta ütleb, et milleks keskenduda halvale. Et seda teatakse niikuinii, äkki mõni teine inimene kirjutab sellest paremini, tema keskendub heale ja ülendavale selles. Ja viimane asi, mis mind on viimastel päevadel köitnud, on muinasjutud, Eesti rahva ennemuistsed jutud. Mul sõber ütles, et tema kangastus selline pealkiri nagu Tark mees taskus, mis muide on mul siin kuskil olemas ka raamatuna, seal on ja eraldi loona. Aga mulle lapsepõlvest on just meeles see ja ma üks õhtu hakkasin lugema seda ja ma ei suutnud käest ära panna, kui põnev, kui ilus, kui mitmetähenduslik. Nii et võib-olla siis ka on see vanuse küsimus, et loe sina ikka seda, mis sind paelub ja mis sind huvitab, aga tähtis on, et lugemist ära ei unusta.